Ahoi kõigile mõistlikele inimestele. Tahan teha ühe väikse salvestuse nendele, kes mõistavad, mis toimub, need, kes teavad, et kiirgus on ohtlik, kes ei ole siis teadusest väga-väga vasakule pööratud ja teavad, et teadus tegelikult on ära tõestanud palju asju, mis toimivad tegelikkuses risti vastupidi. Siin on siis selline seade, küll venekeelne, aga ta näitab kiirgust ja kui ma nüüd õigesti tean, siis ta näitab kiirgust milliröntgenites. Siin võib olla veel mingi ühik, aga see praegu ole tähtiski, aga igal juhul me näeme, et selle ruumi üldine kiirgustase on 504, 0,504. Ja nüüd on siis olemas seade, mis on siis Neutronic, mis on Venemaal siis patenteeritud, ta on saanud palju rahvusvahelisi auhindu. Ja üks neist oli siis Brüsselis, meie Euroliidu pealinnas, ja neid auhindu ei anta niisama, neid auhinnad on antud selle pärast, et nad on toimivad ja nad on kindlasti läbinud katsed ja et Neutronikuid ehk siis kiirgusmaandureid saab panna siis telefonidele, nutitelefonidele, tahvelarvutitele, mikroarvutiahjudele, mis tegelikult on sõidukisaastet, võiks prügikasti viia, õigemini jäätmejaamu viia ja wifi ruuteritele. Muidugi ka telekatele ja muudele kiirgavatele, ka kaugloetavatele arvestitele. Ja kuidas see siis toimib, see on siis selgelt näha, et kui me nüüd võtame ja paneme selle 5G kleepsu ehk siis 5G kiiruse maanduri, paneme siia peale, me näeme, et 501 on saanud 0,06. Saate aru? Ehk siis peaaegu 100-kordne kiirgusallika langus. Sellega, kui võtame nüüd tavalise 3G maanduri ja paneme selle siia peale, siis me näeme, et ka see on täpselt sama. Ehk siis need samad Neutronikud, mis on siis tehtud selliselt, et siin sees on kristalline muster, mis siis maandab nagu piksavaras selle kiirguse peaaegu olematuks, siis telefoniga rääkides ei hakka enam inimese kõrv kuumenema, aju ei saa enam kiirgust. Me teame, et 15 sentimeetrit kiirgab ta läbi naha, läbi kolba natuke vähem. Suure inimese kolbast siis pool on kiirguse all, kui inimene paneb telefoni vastu kõrva. Seepärast ma soovitan siis soetada sellise toote omale. Need toimivad ja telefonil on soovitav ikkagi, et oleks kummikorpus, sest tugevast plassist telefon annab seda läbi kehvemini. Ma panin selle sama kleepsu panin ja nüüd ma surun siia vastu. Ehk siis ühendus on nagu oluline ja nüüd on vastu surutuna on ta siis 501-st läinud 153 peale, 151 peale. Nii et pange selle niipidi või naapidi, 141, näete, 138 tuli siit välja. Et tegelikult korpus ei takista, aga lihtsalt peab olema parem ühendus. Ja isegi kui ta poole võrra vähendab kiirgust, siis on see suur tegu, inimene saaks poole kauem lobiseda, aga lobisemine pole üldse tegelikult hea. Seega ma soovitan, ostke omale kiirgusmaandurid, on kampaania 3+3 ja sääske oma aju, oma sigimiselundeid ja eriti endi laste ajusid ja sigimiselundeid, sest lapsi peaks üldse eemal hoidma telefonidest, nutikatest, kiirgavatest allikatest, mikrofoonidest ja sellest söögist, mida seal siis soendatakse. Aga siiski, kui on vahel vaja kasutada, siis et laps kasutaks seda turvaliselt. Seega soovitan. Mõelge mõistlikult, mõelge ise ja uskuge neid katseid, mida siis tehakse, sest mitte keegi ei saa ümber lükata seda, mida näitab aparaat, aga seda võib küll saada kahtluse alla, mida räägivad ametlikud teadusallikad kiirguse ohutusest, eriti veel kui pole teada, kes need uuringud tellis ja kelle tegelikke huvisid need teadlased
esindavad. Ja mina ütlen seda, et nad esindavad nende samade mobiilitootjate ja muude kiirgavate vidinate tootjate huvisid, kes on siis ära tõestamas seda, et nad kõik on ohutud, kui tegelikult näitab hoopis midagi muud. Sest haigused, ka vähk ja igasugused dementsused ei tule mitte niisama, mitte kusagilt ja need pole geneetilised, sest vanasti mingeid haiguseid ei olnud. Nägemist, kohtume!